Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Venelased korraldasid täna öösel ulatusliku kombineeritud õhurünnaku Ukraina vastu ja sihtmärgiks oli suuresti just Lääne-Ukraina, nii et hommikul pidi ka Poola oma hävitajad õhku tõstma. Meil on stuudios kindralmajor reservis Neeme Väli, tere päevast! Tere päevast! No need õhurünnakud on viimastel nädalatel üsna intensiivsed. Kui palju venelased siiski Lääne-Ukrainat, just riigi läänepoolset osa ründavad? Nad tegelikult üritavad rünnata infrastruktuuri üle terve riigi, et ärgem unustage, et talv on saabumas, külmad ajad ja nii nagu ka kõikidel eelmistel talvedel Venemaa suurendab rünnakuid siis Ukraina energiataristule, et murda ukrainlaste võitlusvaimu, et purustatakse nii elektriliine, elektrijaamu, aga viimasel ajal on rünnatud ka raudteid, et takistada erinevaid ühendusi Ukraina sees. Nii et ükski infrastruktuuri objekt Ukrainas, sõltumata sellest, kus ta asub, ei ole Vene rünnakute eest kahjuks kaitstud. No täna hommikul oli veel ka selline vahejuhtum, kus Rumeenia teatas, et nende õhuruumis on üks venelaste droon, radari ekraanil umbes 12 minutit ja et vähemalt selleks hetkeks, kui me siia saatesse tulime, ei olnud küll uudiseid, et rumeenlased oleks tuvastanud, et see droon on kusagil alla kukkunud. Et kas see võiks nüüd kuuluda sellesse sarja, kus venelaste droonid meelega jõuavadki NATO riikide territooriumile või võis see olla seotud nüüd selle öise rünnakuga? Ma arvan, et see pigem on seotud öise rünnakuga, et Vene pool on varemgi juba rünnanud sadamaid, mis on üsnagi Rumeenia piiri lähedal Ukrainas ja selle tõttu siis on varem ka juhtunud nii, et kas siis droonid või droonilusud on kukkunud Rumeenia pinnale. Kas see nüüd oli päris meelega või oli siin tegemist sellega, et ukrainlased suutsid oma elektroonilise võitluse vahenditega lihtsalt droone eksitada oma sihtmärgist, seda on hetkel raske öelda. Aga mis on kindel, nii nagu me vaatame tagasi ka Poola intsidendile, et see, et NATO liikmesriikide territooriumile nii-öelda eksivad või satuvad meelega Vene droonid, see kipub juba muutuma selliseks tavaliseks vahejuhtumiks. No praegu on ikkagi nii, et NATO riigid ei ole väga kärmed neid alla tulistama. No nii see on, aga tavaliselt ikkagi sõltub see kõigepealt sellest, kui kiiresti see lendav objekt avastatakse ja teine asi, kuidas hinnatakse sellest lähtuvalt ohtu. Et õnneks siiamaani ei ole olnud selliseid massilisi rünnakuid, nagu näiteks Poolasse oli, kus oli siis tegemist ikkagi üsna mitme drooniga. Siia on eksinud sellised üksikud, nii nagu Rumeeniasse või ka Eestisse, aga fakt on see, et tegemist on tõsise ohuteguriga, millesse peab suhtuma ka väga tõsiselt. Eile teatas Ukraina, et nad ründasid ATACMS-idega Venemaad. Et siin on nüüd üsna palju selgusetust, et märgiline on muidugi see, et nende rünnakutega või taoliste rünnakutega just Venemaa territooriumi vastaste rünnakutega ju viivitati, kuna teatavasti USA ei ole ikkagi väga ühemõttelist luba andnud, et nende ATACMS-idega tohib Venemaa territooriumi rünnata, et küll on rünnatud okupeeritud territooriumi. Et kas sellel võib praegu tõepõhi taga olla, et venelased on ise ka öelnud, et kusagil Voronežis võtsid nad 4 tükki alla, aga et kui palju seal on nagu sellist infomüro ja kui palju seal võib olla tõsi taga? Ma arvan, et siin on ikkagi tõsi taga ja ma arvan, et see on hea uudis, sest tõepoolest siiamaani ameeriklased on keelanud nende relvasüsteemide kasutamist Venemaa territooriumil. Nüüd aga tegemist on siis mitte ainult ühe, vaid mitme raketi kasutamisega Venemaa sügavusse ja see minu arvates kindlalt tähendab, et need keelud on ukrainlastele nüüd maha võetud ja sihtmärgi informatsiooni ameeriklaste poolt jagatakse. Nii et see on väga hea uudis. Teine huvitav uudis tuli eelmisel nädalal, et kui pikalt räägiti seda, et see ukrainlaste enda Flamingo, et see on nüüd olemas ja et see on suhteliselt hea arendus, siis eelmisel nädalal ukrainlased ise ütlesid, et ka nad on nende Flamingodega juba rünnakuid korraldanud ja on ka Venemaa territooriumi rünnanud. Et kui hea asi see Flamingo on?
Ta lendab ikka päris kaugele. Ta lendab päris kaugele jah, ja eks siin tuleb ka ikkagi olla selles mõttes ettevaatlik, et ju praegu me ka päris täpselt ei tea, et palju siis on seal tõde ja palju on ka sellist infomüra ja vastase eksitamist. Aga tõepoolest seda flamingot on nüüd pikalt arendatud ja Ukraina selline kauglöögivõimekus, mida nad ise suudavad toota ka, on läinud järjest paremaks. Ja ma usun, et küllap need flamingod ikkagi lendavad ja ma usun, et mida aeg edasi, seda rohkem. Nii et see on ka tähtis, et Ukraina enda vahendid ulatuvad päris kaugele Venemaa sügavusse. Flamingo puhul räägitakse 3000 kilomeetrist. Räägitakse 1000 kilomeetritest, jah, täpselt nii. Nüüd nagu kehvemate asjade juurde. Ukrainat on nüüd räsinud väga oluline korruptsiooniskandaal, millega on seotud presidendi lähikond. Kui halvasti mõjub see Ukraina presidendile, kui halvasti mõjub see siseriiklikult ja kas see võiks halvasti mõjuda ka lääneriikide abi puhul? No kindlasti on tegemist sellise olulise vahejuhtumiga, kus tõepoolest on kaasatud siis Zelenski lähiringi inimesed ja ega siin ei ole head uudist. Õnneks hetkel vähemalt paistab, et läänepoolsed suhted on jätkuvalt ikkagi head, hoolimata sellest vahejuhtumist. Viitame siin siis kas või selle Rafalide lepingule, mis just paar päeva tagasi allkirjastati Ukraina ja Prantsusmaa vahel, aga ka siis viimasele uudisele, mis puudutab Hispaania poolt antavat abit. Et tundub nii, et õnneks see uudis välisabi andmist ei ole mõjutanud. Ukraina sees kindlasti on mõjud, aga mida see nüüd täpsemalt teeb Zelenski populaarsusele, seda ei oska mina hetkel hinnata, et ilmselt ikkagi mingi hetk sealt mingisugused uudised tulevad. No kui sa juba nimetasid neid prantslaste hävitajaid, mille puhul on siis nagu öeldud, et on umbes 100 lennukile tehtud lepingud, et kas me võime siin ka mingist ajajoonest rääkida, sest on selge, et nad täna kohe tulema ei hakka, et see on nagu pikaajaline leping? See on pikaajaline leping, jah. Kui ma mäletan, siis et number, mis uudistest läbi käis, oli 2030. Et sellise uue relvasüsteemi integreerimine ja väljaõppe, lendurid, kogu infrastruktuur, tehniline teenendamine ja nii edasi, no ja lisaks loomulikult ka tootmine, et see kõik võtab oma aja. Aga sellegi poolest see on oluline samm Ukraina kaitse parandamisse, nii et loodetavasti jõuavad nad kunagi kohale ja Ukraina saab neid edukalt kasutada. Siinkohal võib-olla tasubki natuke meenutada seda Ukraina õhukaitse või õhujõudud ajalugu, et ma mäletan, et kui Ukraina sõda algas, siis esimene intervjuu, mille ma tegin, ma isegi enam mäleta kellega, aga kellegagi, kes oli sõjaväega lähedalt seotud ja siis tema esimene lause oli see, et Ukraina õhu kaitse või aga Ukraina sõjalennukid, et see on kõige nõrgem külg. Siis hakati ootama neid F-16 ja mäletatavasti nende F-16-tega ju juhtus algul nii, et mitu lennukit Ukraina kohe kaotas. Aga nüüd suvest saadik vist tegelikult ei ole Ukraina kaotanud, vähemalt ei ole uudiseid olnud, et Ukraina ühtegi neist lennukitest oleks kaotanud, et nad on midagi hakanud teistmoodi tegema, kavalamalt tegema, paremini, oskuslikumalt. No kindlasti, eks see kogemus ju tulebki mitte teooriast, vaid lennukite praktilisest kasutamisest. Mina mäletan natuke teistmoodi, et alguses, kui lennukid tulid, siis nad hoidsid neid väga hoolega ega riskinud väga. Ja siis tõepoolest tulid need paari lennuki kaotused, kui võeti suuremaid riske ja üritati lennata siis mitte ainult õhukaitse funktsioonis. Aga nüüd ei ole tükk aega tulnud mingisuguseid uudiseid, et ukrainlased oleksid neid lennukeid kaotanud. Järelikult nad on õppinud ja teevad oma asja väga hästi. Kui palju neid võiks olla praegu ukrainlastest kasutuses? Et kas see number 50 võib olla mingi adekvaatne number? Seda ma ei oska öelda, et neid numbreid hoitakse hoolega saladuses, et neid lennukeid kindlasti on rohkem kui 10, aga kui palju täpselt, seda mina ei oska öelda. Aga ukrainlased suudavad neid ikkagi hoida kusagil, mille puhul me võime öelda, et venelased ei ole suutnud neid kohti välja peilida. Ja või siis on nad suutnud neid õigel ajal ära liigutada nendest kohtadest, mis võib-olla on välja nuhitud. Nii et see näitab seda, et nad tegutsevad oskuslikult ja näitab, et Vene luure ei ole nii hea ja ukrainlased ise ka suudavad oma saladusi hoida.
No juba väga mitu aega ei ole meil põhjust seda rindejoont nüüd põhjalikult analüüsida, sellepärast et rindejoon on suhteliselt paigal. Aga üks koht, millest ma siiski tahaks rääkida, on Pokrovsk. Palju jutuks olnud, palju räägitud sellest, et kohe-kohe langeb, välja öeldud seda, et ilmselt aasta lõpuni vastu ei pea ja siis jälle vastu väidetud, et ega ei tea midagi, sest Pokrovskis on üsna selgusetu, missugused piirkonnad kelle käes on ja enamasti võideldakse hallil alal. Kuidas meil selle Pokrovskiga praegu on, et mil moel see tegevus seal praegu üldse käib? Pokrovskis käib väga aktiivne tegevus ja ma usun samamoodi, et väga raske on seda olukorda niivõrd täpselt hinnata, sest see on pidevas muutumises ja valdav osa sellest linnast on tõepoolest selline niinimetatud hall ala. Osaliselt on see kindlasti tekitatud ka taktikast, mida kasutatakse, sest et Venemaa on, tuleb tunnistada, edukalt kasutanud nii-öelda sellist sisseimbumise taktikat, mis tähendab, et üksikud mehed isegi või siis 2-3 kaupa imbutakse kusagile sisse ja siis proovitakse koondada sinna rohkem inimesi ja siis hõivata teatud osa linnast. Aga kuna need grupid on nii väiksed, siis ukrainlased suudavad neid suhteliselt kiiresti likvideerida, kui nad avastatakse. Et see on see põhjus, miks see linn selline ühtepidi on nagu ukrainlaste käest ja teistpidi ei ole. Olukord on raske ja keeruline seal. Ja Venemaa jätkuvalt paneb sinna kogu oma jõu, raskuspunkt on kindlasti seal ja seal käivad põhiline osa lahingutest. Nad on suutnud linna siiski ümber haarata, see kotisuu nii-öelda läheb tasapisi, aga kahjuks järjest kitsamaks ja me ei räägi siin mitte ainult Pokrovskist, vaid ka tema naaberlinnast Mirnogradist. Et lahingud on sellised pidevad, Venemaa kasutab sisseimbumist ja väga palju õhulööke. Ukraina on seni vastu pidanud seal ja ma usun, et Ukraina ikkagi põhiline motivatsioon, miks nad seal jätkuvalt sees on ikkagi see, et Venemaa kaotused seal on äärmiselt suured, ehk siis üritatakse Vene vägesi seal tõepoolest kulutada ja väsitada. Mismoodi seal linnas võiks olla, et kas siin on ka mingit elanikkonda veel jäänud, arvestades seda, et see paik ise on ju suhteliselt lähedal sellele nii-öelda piirjoonele, mis tekkis juba enne seda suurem või täiemahulise sõja algust. Ja teisalt see Ukraina mõistes ei ole ju väga suur linn. Minu mäletamist mööda seal on kuskil üle 60 000 elaniku olnud natuke, et ta ei ole ju selline päris suur linn. Et tavaliselt ongi selliste linnalahingute puhul, eriti kui peetakse klassikalisi linnalahinguid, siis ongi see sinna kohale jäänud elanikkond on tavaliselt see faktor, mis kaitsjaid kõige rohkem takistab, sest nad hoolivad inimestest. Kindlasti see mängib rolli, kuigi ma arvan, et ega neid kohalikke elanikke sinna väga palju alles pole jäänud. No alati on neid inimesi, kes hoolimata kõigest ei taha kusagile ära minna ja neid kindlasti seal ka on. Aga siiski on lahingud käinud selle linna ümbruses ja sees juba väga-väga pikka aega. Nii et ma usun, et need, kes on tõepoolest tahtnud kuidagi ära minna, on ka läinud. Aga kindlasti on seal tsiviilinimesi alles ja samamoodi on uudiseid näiteks, et venelased kasutavad sisseimbumiseks seda, et nad kas varjuvad tsiviilisikute taha või siis riietuvad ümber tsiviilisikuteks selleks, et ukrainlastest märkamatult mööda minna. No lisaks sellele, et venelaste jõude seal siduda, ja tegelikult kuna, nagu sa ütlesid, et siis venelaste kaotused on suured ja et neid suuri kaotusi taas kogu aeg päeva järel hoida, aga mis on veel põhjuseks, et kas kui venelased peaksid selle paiga ära võtma, et kas see tähendab Ukrainale midagi halba mingite järgmiste positsioonide osas? No Pokrovsk on olnud selline kindlustatud punkt ja Ukraina on seni ju Pokrovsk on lihtsalt selline üks näide, et siin on ka teisi linnasi, mida on varem väga edukalt Ukraina poolt kaitstud. Neid on kindlustatud, sealt lähevad läbi sellised kindlustatud rajoonid lausa. Ja selles mõttes see on kaitsele kindlasti halb, kui see nüüd kindlustus nii-öelda langeb. Ehk siis ukrainlased peavad taanduma siis järgmisele kindlustatud joonele ja sealt avaneb tegelikult ka suund järgmiste linnadeni, mis seal läheduses on, eks ole, siin räägime kas või Slovjanskist ja nii edasi. Nii et Pokrovsk on olnud väga-väga oluline Ukraina kaitsejoonest, kaitseliinist ja ega muud varianti polegi ju neil, kui lihtsalt püüda
olla paigas kindlustatud punktis nii pikalt kui võimalik ja kulutada Vene vägesi nii palju kui vähegi võimalik. Kui Pokrovsk langeb, siis ta langeb. Ega see sõda sellega ei lõppe ja ega Ukraina kaitse ka sellega ei lõppe. Et kindlasti on juba olemas tagavaraliinid, kuhu siis taandutakse ja seal siis jätkatakse kaitsetegevust. Nii et igal juhul halb, kui Venemaa liigub, see annab jällegi teatava propagandavõidu ka, aga teistpidi, kui Pokrovsk langeb, ega Ukraina veel langenud pole kaugel sellest. No me peame rääkima ka võimalikest rahuläbirääkimistest, sest praegu on päris huvitavad arengud. Kuuldavasti mõned USA kõrged sõjaväelased peaksid siis kas juba olema jõudnud või neil päevil jõudma Kiievisse. Teine asi on see, et Ukraina president ise peaks olema täna Türgis ka rahuläbirääkimiste kontekstis. Ja kolmas asi, mis on nüüd ka meediast välja tulnud, et öeldakse nagu peaks USA mingeid salajasi rahuläbirääkimisi venelastega. Et mis sellest, kogu sellest minu poolt nimetatust tõsi võiks olla või mis ka nende külastuste taga võiks olla? No külastused kindlasti on tõsi, eks ole, et need nimed on ajakirjandusest läbi käinud ja need inimesed liiguvad, et siin ei tasu kahelda. Mis puudutab sellistesse nii-öelda salajastesse läbirääkimistesse, siis ma usun, et ka need on päriselt toimumas. Et kindlasti ju Vene pool raudselt soovib jätkata mingisuguseid kontakte ja peapõhjust ei ole ju ka kaugelt vaja otsida. Ehk siis kuupäev 21. november, teadupärast see on see päev, millal peaksid jõustuma Venemaa vastased sanktsioonid, mis puudutavad siis Rosnefti ja Lukoili, eks ole. Nii et venelased üritavad kindlasti kõike teha, et näidata, et nemad jätkuvalt soovivad rahu ja tahavad rääkida ja nii edasi, et vältida siis nende sanktsioonide jõustamist. Teistpidi, ka USA pool ilmselt üritab siis mingil kombel ust lahti hoida, kuna need kõrgetasemised kohtumised ei ole ju toonud mingit edu, siis püüakse teha seda sellisel madalal tasemel, et kui asi äpardub, siis ei saa väga kellegi peale näpuga näidata. Nii et teraka tõtt siin kindlasti on mõlemalt poolt. Kas ja kuhu see jõuab, saame näha. Et minu jaoks, kui kõlab nimi Vitkov, see tavaliselt ei tõota midagi head. Kas meil võiks olla mingeid olulisi arenguid veel kogu Ukraina sõjas, kas rindel või läbirääkimistel, enne kui see aasta läbi saab? Ma usun, et Vene pool praegu teeb kõik selleks, et vallutada ja hõivata nii suurt hulka maad, kui vähegi võimalik on. Et näidata, et neil ei ole mingit praktilist huvi tunda endal mingit survet. Nii et olukord rindel jääb kindlasti pingeliseks kuni aasta lõpuni. Teiseks väga oluline, ma arvan, on see, et mis ikkagi hakkab toimuma majandusega, kas sanktsioonid jõustatakse ja kui jõustatakse, siis kuidas nad mõjuma hakkavad, sest et majanduslik pool selles sõjas on samuti väga-väga tähtis, seda ei tasu alahinnata. Diplomaatia ja läbirääkimiste koha pealt ma arvan, et ma ei näe et siin oleks mingi läbimurre enne aasta lõppu kusagil ootel, et seda huvi täna Vene pool üles ei ole näidanud. No mis peaks selle 2 päevaga veel juhtuma selleks, et ameeriklased ei jõustaks neid sanktsioone, mille pärast venelased muretsevad? No pigem ma muretsen Ameerika administratsiooni pärast, sellepärast, et me oleme ju näinud küll ja veel selliseid olukordi, kus ühel hommikul öeldakse jah ja siis järgmisel hommikul öeldakse ei. Nii et ootame selle 21. ära, et kui see on käes, siis saab kindlasti öelda, et kas sanktsioonid siis nüüd rakendati või mitte. Nii et eks seda siia-sinna liikumist ei saa ainult Vene poolele ette heita. Neeme Väli, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Tänud kutsumast. Ja aitäh ka kõigile vaatajatele. Postimehe järgmine otsesaade on eetris reedel. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.